Tere, head inimesed! Mul on hea meel tutvustada teile täna oma romaanisarja Hüüdnimi eestlane 5. raamatut. Uskumatult kiiresti on aeg läinud ja kui ma selle esimese raamatuga ühele poole sain, siis ma ei kujutanudki ette, et neid raamatuid võib tulla nii palju. Et on midagi, millest nii palju kirjutada. Ja esimese raamatu puhul ma mõtlesingi, et see on üks raamat. Aga kui ma olin selle raamatuga jõudnud enam-vähem lõpusirgele, siis tuli välja, et peaaegu kõik, mida ma tahtsin öelda, oli ütlemata jäänud. Ja sellepärast sündis ka teine raamat. Ja nii sündis ka 3. raamat. Ja need esimesed 3 raamatut võibki öelda, et need on ühest tsüklist aastast 1984 juulikuust kuni, võiks ütelda, et aasta lõpuni. Ja see oli väga huvitav periood. See oli huvitav periood selle poolest, et siis oli sügav nõukogude aeg. Ja nendes raamatutes on päris täpselt kirjeldatud, kuidas elasid inimesed just sellel ajal ja Venemaal. See on tegelikult nii Venemaal kui Eestimaal kirja pandud sündmused ja nad enamuses põhinevad kõik tõsielul. Aga ütlen kohe ilusasti ära, et kui keegi üritab sealt leida iseennast või seost iseendaga, siis ei tohiks unustada, et tegemist on ikkagi ilukirjandusliku teosega. Ja eks ilukirjanduslikus teoses, mis on läbi pikitud faktidest, ongi paratamatult selge, et seal on nii fantaasia, kui seal on ka tegelikku elu. Ja siis, kui ma olin need 3 raamatut valmis kirjutanud, siis tekkis mõte, et peaks jätkama. Peaks jätkama ja nüüd selle sama 5. raamatuga olen ma jõudnud 90. aastatesse. 90. aastad olid meie riigi ajaloos väga murrangulised. See oli seesama periood, kus suur sotsialistlik ühisomand, seesama vara, mis kuulus kõik riigile, see pidi leidma endale uued omanikud. Ja kuidas ta leidis ja mismoodi leidis ja milliseid sisemisi võitlusi ja vastuolusid ja milliseid arenguid tollel ajal raamatu peategelane, kangelane läbi elas, seda võib kõike siit raamatust lugeda. Aga mis puudutab nüüd neid esimesi raamatuid, siis ma peaks ütlema, et ega neid enam müügil ei ole ja neid nii vabalt saada ei saa. Sellepärast ma ütlengi, et kes soovib neid raamatuid, need peaksid kirjutama mu kodulehele ja minu blogisse ja blogi aadress on raudvere.ee ja seal on kõik täpselt kirjas, kuidas on võimalik neid raamatuid tellida. Aga ma peaks ütlema, et ega neid ei ole enam sugugi palju, nii et kes soovib, siis esimesed saavad, tagumsed jäävad kindlasti ilma. Aga see selleks, see on nüüd see ilus kena sari Hüüdnimi eestlane. Ja nii palju ütlen veel, et selle sarja raames on 6 raamat kirjutamisel ja mul on selline tunne, et materjali, mida teiega jagada, jätkub vist veel ka nii 7. kui ka 8. raamatu jaoks. Kas nüüd kõik need raamatud niimoodi ilmuvad ja kas te nad kõik ka läbi loete? See on muidugi igaühe enda asi. Aga ma tahtsin teile veel näidata või tutvustada paari rariteetset teost. Siin samas Saaremaal, kus ma olen praegu Pahavilli külas, sai valmis selline ilus kena raamat nagu Pahavuli paalased. Ja see raamat on ka suust suhu liikunud rannarahva jutude kirjapanek. Ja siin on ka, ütlen niimoodi, et ei maksa otsida konkreetseid persoone, sest tegemist on ka ilukirjandusliku teosega. Ja mulle meeldib väga selle raamatu juures see, et see on koostöös valminud Saaremaa tuntud ja populaarse kunstnikuga Erki Erestusega, kes on igale loole joonistanud oma fantaasiale tuginedes 3 sellist humoorikat pilti. Aga kuna see raamat valmis sai, siis mul hakkas sellest peategelasest inimlikult kahju ja mõtlesin, et natuke kui tore, kui ta jätkaks oma ma ei tea, kas on eksirännak või oma teid ja tahaks pürgida suurde poliitikasse, et hakata Eestit päästma siis kõikide võimalike ohtude eest, mida meie väikest riiki ohustavad nii ida poolt kui ka lääne poolt, sest tema oli rahvuslane ja tema tahab olla iseseisev, sõltumatu ja suveräänse riigi kodanik. Aga see selleks. Ja sellepärast valmiski järg
raamatule Pahapuli pahalased, kus peategelane tegi kõik selleks, et pääseda Riigikokku ja kuidas Riigikokku pääseda ja mismoodi see elu seal Riigikogus välja nägi ja kuidas ta ennast seal tundis. Vot seda siis, see on lahti kirjutatud sellises raamatus nagu Taani linna ajuhiiglased, sest ega meie Taani linn, Tallinn, ega seal ei olegi ju teistsuguseid inimesi kui ainult ajuhiiglased ja eriti need veel, kes tipp-poliitikasse pürgivad. Ja mulle meeldib ka, mulle endale meeldib ja ma usun, et ka paljudele teistele meeldib selle raamatu Tagumine kaos, sellepärast, et siin on väga tõsiste nägudega 5 meest, kellel on loosung, sõnum rahvale, valige meid, meie mõtleme sinu eest. See tähendab seda, et nii nagu me tänases ka Eesti poliitikas näeme, see, mida teie mõtlete, ei tähenda mitte midagi, tähendab see, mida sinu eest võetakse. Nii et vot, kallid raamatusõbrad ja lugejad, need raamatud on olemas ja ka nende raamatute kohta Taani linna ajuhiiglased ja ka Pahapuli pahalaste kohta saate piisavalt informatsiooni minu blogist aadressil raudvere.ee. Aitäh!